tuleb tõdeda, et esimesed takistused on jõudnudki siis minu teele. Ja ma arvangi, et ma alustan nendest sellepärast, et nagu ma ka esimeses videos ütlesin, et ma ei karda takistusi, vaid pigem ma ootan neid, siis ma ei ootanud päris sellist takistust, aga jutt on siis sellest, et kui ma arvasin, et mu tootmisele kulub üks summa, siis tegelikult see summa on kahekordne ehk siis kahekordistunud ja miks see niimoodi on, kuna ma ennem neid tooteid tegin ise, esiteks, ma lõikasin ise, ma õmblesin need ise, ma ei arvestanud sellega absoluutselt, et ma pean ka ise nendel järgi käima, et ma pean need kuskile tootmisesse viima ja sealt tuligi minu jaoks suur šokk, et see summa, millega mina olin arvestanud, ongi tegelikult kahekordne summa ja kuhu ma enda jutuga jõuda tahan, ongi see, et raha on otsas. Ja see ongi sellepärast, et mul ei ole teadmisi finantsvaldkonnast. Ma ei tea, mis tähendab arvestada ka sellega, et sul tuleb maksta tootmisest, et sul tuleb maksta ka lõikamisest, sul tuleb arvestada sinna sisse ka bensiinikulud, nagu Krista mulle täna ütles, ka lapsehoidmiskulud, ühesõnaga kõik, mis puudutab siis seda, et saada massi taha. Ma olen väsinud, aga ma tunnen, et ma saan sellest üle, sellepärast, et Krista andis mulle väga palju häid mõtteid, ideid, kuhu edasi, mis edasi, ma nendest veel hetkel ei räägiks. Ütleme nüüd, et katki pole midagi nii-öelda pooleli ei jää, maailma lõpp käes ei ole, selles suhtes, et minus see positiivsus on alles, aga ma tahan öelda teile kõigile kallid ettevõtjad, et ärge arvake, et kõik on nii lihtne, kõik on nii lilleline, kõik on nii roosiline ja kindlasti arvestage sellega, et kui te toodate toodet, siis see summa reaalselt muutubki teil kahekordseks. Ja kõige olulisem, mis me nüüd oleme paika saanud ja mis me oleme mõelnud ja rääkinud, ongi see, et on vaja teha finantsprognoosid. Ma ütlen ausalt teile isiklikult, et selle koha pealt ma tahaks jonnida, ma tahaks väga-väga jonnida, ma ei tahaks seda absoluutselt teha, aga Krista ütles mulle täna väga hästi, et üks asi on see, et sa arvestadki ühe summaga, tegelikult see kahekordistub, siis ongi vaja kirja panna detailselt, kui palju ma kasutan materjale selle 30 koti peale, mis on nööpide hinnad, mis on seal kantpaela hinnad ja kõik need Exceli tabelisse kirja panna. Jah, te näete õigesti, ma pööritan silmi praegult, sest et ma vihkan seda teemat, ma ütlen selle kohe ära, aga ma teen selle ära nii hästi või halvasti, kui ma oskan. Seda tuleb teha. Ma tahaks vaielda teiega selle koha pealt, et ei, ma ei tee, aga tegelikult sealt te näete ise ära, kuhu, mida, kui palju te tegelikult raha kulutate. Ja sinna hulka juurde tõesti ka bensiin, telefonikulud, absoluutselt kõik. 4. nädal on minu lemmiknädal, jutumärkides finantsprognoosid, nagu ma just ütlesin, siis tuleb teha mul kokkuvõte 30 koti tootmise koha pealt, kõik siis üksipulk, üksikasjalikult kirja panna. Ettevõtmises on hästi oluline see, et kui te alustate, te peate kõik ise läbi tegema. Idee välja mõtlema, ise seda tootma, finantsprognoosid tegema, raamatupidamist pidama. Jah, võib-olla mitte kõik, aga alguses te võiksite sellest vähemalt teada, et te teaksite, mis teid ees ootab. Et see on pikk protsess, see on väga vaevarikas ja aeganõudev, aga uskuge mind, see õpetab teid väga palju, eriti kui teil ei ole teadmisi. Nagu mina ütlen, siis mul on toode olemas, aga mul pole teadmisi näiteks finantsvaldkonnast üldse, siis nüüd need tulevad, sest et te teete selle kõik ise läbi. Muidugi lõpetuseks tahan mõelda seda, et mõelge kõigepealt ka iseendale ja kui te tahate ettevõtlusega tegeleda, siis te peate ise nii-öelda enda jaoks aega leidma ja osata puhata. Peate oskama leida seda aega ka iseenda jaoks. Te ei tohi ära unustada, et kui teid ei ole või kui teil ei ole seda jõudu ja jaksu, siis mitte keegi teine seda teie eest ka ära ei tee. Et minu viga praegult on olnud see, et ma olen natukene
liiga palju teinud, liiga suure ampsu võtnud ja ma olen natukene ennast võib-olla katki nii-öelda tõmmanud, et tuleb mõelda tervise peale, sest et kui ei ole tervist, siis ei ole jõudu, siis ei ole jaksu. Tahe on mul olemas ja ma ütlen ausalt, et see takistus, mis tuli, on väga õpetlik olnud. Mitte, et ma seda oleks kartnud, nagu ma ütlesin, ma ootasin takistusi, aga seal juures ma lihtsalt olen ära unustanud selle, et ma pean ka ise endale mõtlema. Teie, kallid vaatajad, olge ikka meiega ja vaatame. Loodame, et nüüd siis, kui tuleb finantsprognoosid ja kui me saame lõpuks tooted kätte, et meil müügist takistusi ei tule, sest et ambitsioonid on meil suured, tahame jõuda kaugele, tahame müüa palju, et vaatame, millal me jälle takerdume, et nüüd siis oletegi näinud ja kuulnud esimest tõelist nii-öelda takistust. Järgi unustage iseennast ja lapsi.